täna siis sellises kohas kõige poodladu, siin vitamiini 6A Tartu ja nagu näha, siis on kollane sigull siin. Korralik retropauk ja nagu ühele sigullile iseloomulik, siis siin on üks äge asi. Vaatan. Siin on tegelikult siuke telo, mida kui mina veoauto lammutuses töötasin, siis mul oli siuke Nokia 5110 või? Ja siis on siin, vaatasin üks äge asi on siin veel. Siuke telo, see oli mul üks esimesi telefone patareidega Motorola T160 või? Ma ei kujuta ette, kas see nagu töötab ka. Aga noh, vinged on igal juhul. Ja siin on veel igasugused ägedaid retropille, telefone. Ma vaatan, kas siin midagi veel on, mis mul on. Üks Ericsson 688 oli ka kunagi. Aga seda ma siin ei näe hetkel. Siis vitamiini 6 on mööbliladu. Seal ma olen varem käinud. Aga selles ma nüüd olen esimest korda ja peaks nentima, et nägu läheb naerule küll. Vaata, mis siin veel on. Vanad makid. Siin on vist jahimehe mingi püssikott. See on Marveli müts. Siuke retro telekas ja arvelaud. Seda mul ei õnnestunudki vist selgeks saada kunagi. Ma tean, et osadeid olid mingid 100 ja 10 ja ühesõnaga kuidagi nii ta käis. Siis on vinüüle. Siin. Mis asi see on? Ingeröst. Viiking Arna. Joh, ei tii. Veel üks püssikott. Mingi maal. Hunnik CD-sid. Nojah. Ma tükin arvam, et siin kulub rahulikult paar tundi, kui sa tahaks nagu seda manti siin kõike läbi vaadata, mis siin head on. Vahi, pingi CD või? No on, ne? Pole paha iseenesest ju. Nõud, hommikukost, kohvi, mingid tassid, eks ole. Kusjuures need on päris ägedad isegi, ma ütleks. Et ei saa kurta. Siis on siin mingi siuke pill. Selline asi. Mingid ägedad retrotoolid, mis mulle meeldivad. Need on päris pullid. Siin on mingid nahktoolid, diivan. Ja ma ei saagi aru, mis need on siis, mingid hõbepeekrid, ei ole metallist. Oo, keena. Ja mis siin veel on? Siin on siuke pill ka, huvitav, kas see töötab ka või? Ma ei kujuta ette, kas see töötab ka või? Wow. Power on, off, ma ei tea. Tuled töötavad. Vahi. Stop, rewind, play. Mis läheb käima ka või? Oo, läkski.
see on mingi kerimise teema ja see on kerib ühtepidi ja teistpidi. Okei. Ei hakka seda linti siin sassi ajama, aga ülbe jah. Siis siin on mingi gloobus. Ja vaatame, kuidas see diivan on mugav. Ossa raisk. See on tõesti mugavana. Wow. Ma ei tea, kuskile jahimai oleks siuke vist väga vinge või? Klaver. Ütleme niimoodi, et seda retroõngu on siin korralikult. Motikas ka või? No jah. $12 tonni, vahi. Päris ülbe värk. Siin on mingisugused jänkud. Vinüülikas. See on äge. See lamp on tõesti lahe. Oi, sõber Kalmer hakkas taustas laulma. Tervitused Bad Orange'ile. Teagi palju see lamp maksab huvitav, see on küll päris äge. On päris äge, jah. Mingi vanakooli pult siin ma vaatan. Siin on veel mingisugune pill. Mis asi see siis on? See mopeed. 2,5 kilovatti. Saarm. See pill siit seest välja näeb selline siis. Nojah, istud sisse, märjaks ei saa. Taga on mingisugune pagass ka siin üle. Saab mingid manti sinna sisse panna. Siuke 3 rattaga tundub, et on see pill. On jah. Vist elektrikas või? Jah. Tundub, et see on elektrikas jah. Veidike mingid monitore, mingisugune siuke pill veel. Muidugi siin nupud kõik kokku lastud tegelikult. Ma olen ise sellise peal kunagi isegi trükkinud. Aga jah. Vinge pood. Poes käidud ja pean ütlema, et ega siin peab ikka aega kõvasti varuma. See ei ole nii, et sa tuled ja hüppad sopp sisse, aga siin väljas vaatan on veel üks punane külmkapp ka päris äge. Smeeg. Ja seda manti siin ikka omajagu on, nii et ma ei tea, ma pean tulema ilmselt mõni teine päev siia tšekkama, et mida siis nagu siit endal ka huvitavat soetada. Ja ega see midagi keerulist ei olegi. Veidikene vilmin seda teekonda ka siia. Siin on vitamiini 8 ja siis selja taha jäigi siis see vitamiini 6A. Ja tegelikult on ta siin vitamiini Selver vist või peaks Selver olema jah, mis juba paistab sealt, nii et sõidad sellest Esvikast mööda ja täiesti Vitamiini tänava lõppu ja kohe keerad, kui linna poolt tulla, siis keerad ära vasakule ja sõidad ka veel otse ja siis veel vasakule ja siis juba ongi näha, et siukene kõige pood, et
päris ägedad asjad on seal ja et iga kord, kui ma siia satun, siis mul on alati nagu siuke wow-efekt, et on siin muusikainimestele manti ja on siin suusasaapaid ja muusikakeskused, mida iganes. Sai siit isegi kõlarid soetatud, et hinnad on ka väga okeid, et ei ole niimoodi, et oleks üle võlli. Ja kaubelda saab ka, nii et mina igal juhul siin poes käin aeg-ajalt ja mulle meeldib nagu seda asja nüüd öelda nii, nagu asi on selles mõttes, et ma ei tee reklaami, kuna sees mul ei ole selle eest sentigi makstud, aga kuna mulle endale meeldib, siis ma selliseid asju ikka sulle ka näitan. Ja see on üks sellistest kohtadest, kuhu ma ikkagi satun. See on nagu rohkem siuke, ma ütleks, et rohkem nagu meestepood. Et kuna siin on nagu siukest vana musavärki ja seda on nagu rohkem ja see on rohkem nagu siuke meeste teema. Mitte, et nüüd mõni naine ei käiks ja ei vaataks sellist kraami ka, aga pigem ma olen ikkagi aru saanud, et naistele meeldivad ikkagi rohkem siuksed hilbud ja nii edasi. Kuigi siin oli täiesti oma riidelett, kui siuke asi oli olemas, see oli seal nahktagisid ja värke-särke kuni motikani välja. Ja ma ei tea, ma arvan, et kui tulla mingisugune tunnikene siin olla, siis tunniga saab juba enam-vähem mingi ülevaate kätte, aga vähem, aga küll mitte, nii et mina ju põikasin sisuliselt siia ainult korraks sisse, nii et selle ajaga ma ei jõudnud isegi midagi näidata, et väga kiire siukene ülevaade ja see mööbli pool. Algselt oli see sama, ütleme, kõikisugune tehnika oli ka seal samas, kus oli siis ka mööbel, kus siis hetkel mööbel on jäänud, aga nüüd on niimoodi neil, et nad on siis selle mööbli osa eraldi teinud, et seal on ju kappidest ja ma ei tea millest välja on diivaniteni ja sisustuseni välja on kõik asjad olemas, et siukene huvitav vaatamine igal juhul. Aga jah, selline siis tänane väike vlog oli ja mina jään siia autoparklasse ootama, kuna auto soojaks läheb ja siis oma tegemisi, toimetamisi edasi tegema. Tšau!